armas, tere tulemast tagasi minu videosse. Iga kord mul läheb meelest ära, ma ütlen kohe ära, et pane nüüd siia paus. Vaata all lisainfos on minu Instagrami konto maestkoduks.ee. Mine jälgi mind seal ka, sest seal näeb meid ikkagi viimasel ajal veidi rohkem kui siin, kuigi igal kanalil me oleme üsna kadunud olnud. Lihtsalt eluperiood on selline, aga kõik asjad on mööduvad. Isegi kiired ajad lähevad kunagi mööda. Aga mul tegelikult on üks vana võlg, nagu mul on nii kiire olnud, et mul on üks väga vana võlg. Nimelt ma juba, täitsa puusalt ütlen, et umbes 6 aega tagasi Instagramis korraks õikasin maha, et kui teil on maja ja kodu ja meie elukorraldusega seotud küsimusi, pange need kõik mulle sinna küsimuste boksi. Ja ma ühel hetkel, ma tegelikult toona lubasin, et ma järgmisel nädalal tuleval nädalal vastan nendele. Seda ei juhtunud. Me oleme täna siin 6 aega hiljem ja nüüd ma siis lõpuks jõudsin nende küsimusteni. Ja see peamine põhjus siis on see, et need majaga seotud ja elukorraldusega seotud küsimused on pidevalt ühed ja samad. Et põhimõtteliselt iga kord, kui ma Instagrami midagi panen, siis storydes tuleb alati vastu nagu ühed ja samad küsimused. Aga et ma ei peaks koormama kõiki neid, keda tegelikult võib-olla ei huvita see sama vastus juba 88. korda, et ma saaks lihtsalt nagu suunata inimesi selle video juurde, siis saama nendele küsimustele vastuseid, mis on valdavalt tegelikult kogu läbivalt ühed ja samad. Ehk siis tänane video ei ole vlog. Tänane video on selline mõnus jutustamise vlog. Tahaks öelda, et võtame oma tassi teed või kohvi. Ma olen praegu ise stuudios. Ma tulin siia, mul on üks maal kuivab siin. Tulin natukene maali asju tegema ja lihtsalt see on hästi hea koht, kus filmida, sest siin on vaikne ja keegi ei taha minust midagi. Ehk siis ma võtan selle hetke, et siin sinuga istuda. Ma ei võtnud omale toast tassi teed, kuigi tegelikult praegu mõtlen, et oleks võinud. Aga võtta sina, pane pausile ja võtta sina ja siis arutame meie koduasju ja natukene lihtsalt jagan oma mõtteid kolimise, ümber asustumise teemadel. Nii et kui see teema sind huvitab, jätka vaatamist. Kui ei, siis me kohtume tõenäoliselt äkki järgmises videos, kui juba saab meie igapäeva elu vlogi. Aga ma ei teinud praegu seal Instagramis uut mingit ringi küsimusi, sest minu eesmärk ei olnud, nagu ma ütlen, väga palju küsimusi kokku saada, vaid saada need kõige põletavamad, mis on valdavalt nagu nii ühed ja samad. Ja teemegi siis küsimuste osa enne ja siis ma natukene jagan enda selliseid mõtteid, sest mul on iga asja peale, nii kui keegi kirjutab, aga mis sa sellest teemast arvad? Mul on iga asja peale kohe väga palju arvamusi. Ehk siis tuleb niuke põlev video. Selle küsimuste laviini eelmisel korral siis kuidagi vist tõi üles taas see, et ma olin reisil Roomas ja kuidagi jagasin oma emotsioone, et nii heal ajal tuli see reis, et kui ma olen reisil tagasi, siis ma lähen tagasi tööle. Et nüüd ma olengi juba peaaegu 6 aega tööl käinud, nagu oma palgatööl tagasi. Lisaks mul on oma ettevõtte asjad, mul on pere, kodu ja lisaks me oleme ikkagi plaaninud ju peagi kolida, et ka selle ettevalmistusi on palju. Ja siis see kuidagi jälle tõi selle küsimuste laviini, et kas sinu kolimine ei olnud seotud sellega mitte, et sa olid üksinda seal lastega maal, et nüüd kui te olete Jimmiga jälle koos, et miks te siis kolite. Ehk siis võib-olla teemegi selle kõigepealt selgeks. Esiteks ja selles mõttes on hullult tore, et kui sa seda nagu ka tunnetad või sul on nagu sarnased mõtted olnud, siis järelikult sa oled mind juba jälginud nii kaua, et juba ka eelmisel aastal ja see on nagu mega tore. Et sa oled endiselt siin, see teeb mulle hullult rõõmu. Aga tõesti, et eelmisel aastal ma siis olin siin juba aasta aega täiesti nende lastega üksinda. Ja siis ma hästi avalikult ka tegelikult jagasin seda, et see maaelu ja siinsest aluselu käib mulle üle jõu igas mõttes, et see käib mulle füüsiliselt üle jõu, ehk siis seda maad ja neid hooneid ja seda kõike on siin hästi palju. Ja oma majas on nagu nii paratamatus, et sa pead kõikide asjadest ise vastutama ja ise toimetama. Ehk siis see oli mulle tegelikult ikkagi keeruline, nagu ka niukse nagu füüsilise hakkama saamise poolt, et kõik asjad saaksid tehtud, et meil on puuküte, et kõik puud saaksid tehtud, talvepuud laotud, lõhutud, ära veetud, nagu neid igasuguseid asju, mida peab tegema, rääkimata siis sellest, et tegelikult eelmisel aastal ei toimunud ju siin mingit suurt arendustööd, et kui me siiamaani ehitasime, arendasime,
tegime siin nagu siukest kogu seda kompleksi iga aasta nagu väga palju ägedamaks. Siis eelmisel aastal see selles mõttes arendustöö nagu vajus ära. Pigem oli lihtsalt, ma üritasin ellu jääda ja seda säilitada, seda väärtust, mis siin on. Selles mõttes nii majanduslikku väärtust kui siis ka seda kõike, et nagu see ei läheks lörri, see tehtud töö on ja. Ja eelmise aasta suvel ma siis panin selle majaga müüki. Aga kuna see müügiprotsess kuidagi venis ja oli hästi kurnav, siis ma võtsin uuesti vastu talve selle müügist maha, sest me olime lastega kokku leppinud, et kui me ei saa kooliaasta alguseks seda müüdud, et siis me ikkagi paneme selle pausile kuni siis selle aasta suveni, et nad ei peaks keset aastat kooli vahetama. Mis ilmselt oli ka õige otsus igas mõttes. Teine asi, mida ma toona jagasin, oli see, et see käib ka mulle rahaliselt üle jõu. Et üks asi selle maja ostu finantseerida, et see on meil pangalaenuga ostetud maja või mul pangalaenuga ostetud maja on ja. Aga lisaks sellise koha ülalpidamine nõuab ikkagi teatud määral finantsi. Ja nagunii oli majanduslikult keeruline üksinda lastega majandada ja kõike seda niisugust elustandardit üleval hoida. See ei tähenda, et ma ei saanud sellega hakkama, kõik on hästi, midagi ei ole kuskile võlgu, aga see väga ausalt öeldes tähendab seda, et väga paljud minu säästud või minu säästupuffer, mida ma olin siis ajaga nagu ehitanud, tegelikult ikkagi üsna sai tühjaks. Ehk siis ma tegelikult elasin viimane aasta aega ikkagi osaliselt pidevalt oma säästudest, mis ma sain kohe aru, ei ole jätkusuutlik. See on ka põhjus, miks ma pidin praegu minema tagasi tööle. Et ma olin nagu kuidagi, see on jälle, me teeme plaane ja keegi kuskil mujal naerab. Ma olin oma peas kuidagi arvestanud ja arvanud, et ma kogun ajaga nagu säästupuhvrit, mis aitaks mul siis üle elada vähemasti käesoleva aasta sügiseni, kui Hanna on juba aasta 11 kuud, et kui septembris jagatakse uusi lasteaiakohti. Lootus oli, et me selle saame. Ja et ma saaks seni ajani temaga koos olla, kuigi mu emapalk juba lõppes ikkagi nüüd mingi 1,5 kuud tagasi. Aga kahjuks nii läinud jah, et ma selle säästupuhvri lihtsalt elasin ära, sest et lihtsalt midagi muud ei olnudki nagu võimalik teha või lihtsalt nii oli. Ja selles mõttes ei olnud see nagu jätkusuutlik plaan, et ma pidin minema tööle tagasi. Nüüd täna, kui me oleme nagu Jimiga uuesti hetkel elame siin koos, et me lahutasime aasta tagasi, käisime läbi mingi tohutu sellise õppetundide seeria. Ja täna me oleme siis sellises kohas, et ma endiselt ei tahaks veel seda kuidagi sildistada ja ei peagi või mingeid sükseid, ma ei tee nagu mingeid tohutu pikaajalisi plaane ja tema ilmselt ka ei tee. Lihtsalt me võtame pigem nagu samm korraga ja proovime siis uuesti nagu ehitada sinna peale, et oleks seda pikka kuidagi tulevikku ja koosvaadet. Aga et selles mõttes lihtsalt ei tasu illusioone seada, et mina ei tea, kuidas teiste maailmas on, et minu maailmas ikkagi tegelikult nii ei ole, et kui mees tuleb majja, et siis kõik taevaväravad avanevad ja raha kuidagi sajab nagu selliste pakkidena. Ehk siis see ei tähenda, et loomulikult see, et me oleme koos ja me käime mõlemad tööl, see aitab väga palju. Et kindlalt 100% on oluliselt lihtsam majanduslikult hakkama saada koos. Ühtlasi füüsilise tööga saada kõik see, mida see maja siin vajab, nagu ma ütlen, niisugust nagu toimetamist, ehitamist, parandamist, hooldust, et seda kõike koos teha ja neid lapsi koos kasvatada ja see kõik ongi nagu ikka väga palju kordades lihtsam koos kellegagi, minul siis Jimiga on ju. Aga lihtsalt see ei tähenda, vaata, me ei suuda nagu üleöö oma sellist varasemat siukest näiteks majanduslikus mõttes seda säästupuhvrit nagu tagasi toota. Et see ei ole nii lihtne, et kui sa oled nagu oma varud tühjaks teinud, siis see ei tule nagu kuidagi koos, ma ei tea, mehega tagasi. Et ühesõnaga, pikk jutt, kuhu see nüüd jõuab tegelikult on see, et ma ei saa seda enam muuta, et ma olen tagasi tööl. Et see on nagu kindel, et ma pean seal tööl käima, mul on sissetulekut vaja, see ei ole nagu asi, mis oleks täna nagu siuke mis oleks võimalus, et ma ei lähe tööle. Aga miinuspool sellel kõigel on eelkõige see, et Hannal ei ole lasteaia kohta. Et ta on üle 1,5 aasta nüüd ja tal ei ole lasteaia kohta Hiiumaal. Selles mõttes tal ei ole siin lähiümbruses, et ma saan aru, et oleks ehk mingi variant kohas, kuhu
ma ei taha sinna laskuda, see on ühesõnaga meile selliseid vastuvõetavaid lahendusi ei ole hetkel Hiiumaal ja neid nii lähiajal ei tule, mis tähendab seda, et see ei ole võimalik, et ma jään pikaks ajaks temaga veel koju või see ei ole üldse võimalik, et ma jääks temaga koju ja täna on meie elukorraldus selline, et me oleme 6 aega käinud gymmiga temaga koos tööl, aga ka see ei ole lahendus, et kindlasti ei ole nagu ei töö mõttes ei ole see kuidagi nagu okei, et laps käib kaasas minu tööl või siis gymmi tööl ja kindlasti see ei ole ka lapse seisukohast kuidagi nagu okei, et tema peaks ikkagi olema seal kohas, mis on talle ette nähtud, mis on talle sobilik, turvaline, kus ta on hoitud ja kus ta on nagu saab seda tähelepanu ja tuge, mida ta vajab. Ehk siis see on väga ajutine lahendus ja see saabki olla väga ajutine lahendus, ehk siis meie tänased sellised põhiprobleemid ei ole nagu kuhugi kadunud ja eelkõige on see probleem, ma ei saa täna öelda, et see probleem enam on rahas otseselt, aga see probleem pigem on siis täna kaldunud sinna, et meil ei ole Hannale lasteaia kohta ja kuna seda ka hetkel ei tule, siis ei olegi varianti, et siis me peame lihtsalt kolima sinna, kus on. Aga see oli nüüd väga pikk sellise lühikese küsimuse vastus on ju. Aga meil on ikkagi selles mõttes veel mingeid selliseid kaalukohti, et see Hanna ei ole nagu ainukene mure meil täna. Et meil on ka Rasmusega, ma olen seda ka jaganud pigem storydes. Võib-olla ma teen sellest eraldi video, sest ma juba näen, et ma olen nagu 10 minutit jutustanud esimese küsimuse juures ja me ei ole kuskile veel jõudnud. Ehk siis ma teen täitsa nagu räägin sellest, kui ma kunagi sinna jõuan eraldi, mis puudutab Rasmust ja tema kooli selliseid keerukusi ja tema kõne, siis kui sa oled meie videosid vaadanud, siis sa tead, et Rasmusel on ikkagi siuke kõnehäire ja kõnedefekt, mis täna siis on ka kandunud tema lugemishäiresse ja ta käib esimeses klassis, aga ta vajab tegelikult professionaalset tuge, et oma haridusteel jätkata. See tähendab, et tal on vaja hädasti logopeedi ja ka ikkagi eripedagoogilist abi ja seda ei ole siin. Et sama asi, et meil ei ole saare peal logopeedi ja see ei ole täna võimalik teda vedada kuskile mujale, nii et ma käin niigi ise juba poole kohaga Tallinnas tööl. Et see kõik on lihtsalt hästi keeruline. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga see on keerulisem, kui see võiks olla ja kui ma tahaksin, et see on. Ja see on keerulisem, kui minu lapsed võib-olla väärivad, et need on need peamised põhjused, ehk siis me peame minema sinna, kus on hoitud nii Rasmus kui Hanna. Ja see ongi okei, et lihtsalt neid valikuid tuleb teha ja nii on. Ehk siis see on see põhjus, miks ma tunnen, et me igal juhul peame kolima, et miks ei ole nagu hetkel, ma ei näe siit nagu mingit alternatiivset nagu tagasiteed või mingit muud varianti. Kunagi ei tea, vaata, ikka vahetavahel tulevad mingid asjad, mida ei oodanud ja kuidagi asjad muutuvad, aga hetkel igal juhul on nii. Nii et meie plaan on panna maja müüki, siis uuesti on et meil sel aastal korra müüsin, võtsin maha, et ma nüüd panen ta uuesti müüki tõenäoliselt maikuus. Nii et üsna varsti sinu jaoks, kui sa seda vaatad, siis ilmselt siuke paari nädala pärast. Et me teeme aktiivselt praegu ettevalmistusi maja müüki panemiseks. Pilte, asju, ilmselt vlogist äkki, järgmisest vlogist natuke näed ka, et mis see maja ettevalmistus siis tähendab müümiseks. Siis järgmine teema on, et kas me plaanime, või ma loen siit telefonist küsimusi, et kas te kolite ikkagi gymmiga koos või eraldi, me ikkagi plaanime kolida koos. Et see on meie plaan, et me siin lõpetame nii-öelda, kuna me elame ikkagi täiskohaga koos, et me lõpetame siin oma asjad ära ja kolime siis mandrile. Siis väga populaarne küsimus, kuhu te kolite? Ja ma ütlen ausalt, et nats ilmselt täna nüüd keegi pettub, sest mul ei ole kõikidele küsimustele ammendavaid vastuseid, aga ma annan need siis, kui need tekivad. Lihtsalt hetkel on selline olukord, et me ei tea. Meil on laual nagu kõik variandid, ma ei tea, Pärnust kuskile Rakvereni ja Tartust Tallinnani. Ja ma ei tea, sest seal on nii palju liikuvaid osi, mis peavad kuidagi paika saama, aga mul on usk ja mul on nagu usaldus elu vastu. Et kõik laabub täpselt nii, nagu ta peab laabuma, ehk siis kõik laabub kõige paremal viisil, sellest ma nagu ei kahtle. Aga kuidas see täpselt laabub, seda ma täna ei oska öelda. Et meil on, nagu ma ütlesin, Hanna peab saama lasteaeda või siis on ju hoidu, et Hiiumaal ei ole siis nagu erahoiduga, kuhu teda panna.
aga et ma ei välistagi erahoidu, et kui ma ütlen lasteaia kohta, siis ma tegelikult mõtlen nagu emba-kumba. Aga et Hanna peab saama siis omale hoiu või aiakoha, Rasmus peab saama koolikoha ja Rasmus peab saama sellise koolikoha, kus ta saaks ise käia, kus tal oleks mugav kodust minna tulla ise, sest ma täna näen, et see on tema jaoks ikkagi nagu siuke raske, et ta peab kogu aeg olema sõltuv teistest, et ta sõltub koolibussist, et saada kooli ja tagasi, mis küll on siin hästi mugav, et see koolibuss võtab ta siit kodust peale, et auto koju tagasi, on ju. Et selles mõttes mul ei ole midagi nagu koolibussi osas nuriseda, aga lihtsalt ma näen, et ta on hästi selline sotsiaalne laps ja ta tahaks peale kooli ja ta tahaks, et tal oleks võimalus minna, ma ei teaks, noortekeskusesse, linna peale poodi, no see on tema suur unistus, et ta saaks ise oma raha eest käia poes siis, kui ta tahab. Täna ei ole meil seda võimalust, et ta täna täiesti sõltub sellest, kui keegi saab teda siis viia tuua, sest me elame ikkagi linnast kaugel, me elame Kärdlast 9 kilomeetri kaugusel, justkui hästi lähedal, aga nagu tema väikse maailma jaoks nagu ta kaugel, et tema tunneb, et me justkui oleme kaugel. Et eks siis see peab olema kool, kus ta saab ise tulla minna, see peab olema kool, mis on talle sobilik, kus talle meeldiks, kus meile meeldiks. Kool, kus on siis või omavalitsus, kus on siis võimalus logopeedilisele abile, kool, kus on olemas eripedagoog lisaks sotsiaalpedagoogile. Ja noh, siis meil on veel Andrian, kes ju läheb järgmisel aastal 12. klassi, ehk siis see peaks olema asukohas, kuna Andrian juba sõidab autoga. Ta tegi oma autojuhiload on ju ära, tal praegu on need beebiload, kuna ta on 17. Ehk siis, et ta saab sõita meiega koos, aga tal on juba tegelikult B-kategooria eksam ja kõik asjad tehtud. Load juba on Maanteeametis või seal Transpordiametis ootamas, aga ta saab need kätte oma sünnipäeval, et tal on juunis sünnipäev ja siis ta saab kätte ja tal on auto olemas, ehk siis, et ta igal juhul, noh, et täna on kindel, et hakkab sõitma, et seal ei ole enam mingid nagu siukseid, et kas või kuidas tal läheb, on ju. Ehk siis, et see tema võimalik gümnaasiumi koht peaks olema siis ka vähemalt autosõidu kaugusel. Ja siis see tähendab muidugi seda, et peaks olema veel koht, kus gymmi saab tööl käia või kuhu ta saaks siis roteeruda. Ja loomulikult peab olema seal mõistlikus kauguses koht, kus siis mina saaksin oma tööd teha, jätkata siis tõenäoliselt sellel kohal, kus ma praegu olen. Ja ehk siis seda kõike on hästi palju ja siis peab seal veel olema kinnisvara, mis meile meeldib ja sobib ja mis on just siis saadaval ja kus kõik laabub. Ehk siis jah. Nii ma ei tea täna, mis see koht on, aga me oleme tegelikult hetkel avatud praktiliselt tervele Eestile. Me oleme hetkel välistanud siis uuesti saared ja mitte sellepärast, et meil kuidagi saarte vastu oleks või et me oleks kuidagi nüüd saarte sellest armastusest üle saanud, aga me lihtsalt adume, et see praegusel eluetapil on see keeruline meie jaoks see saarel elamine. Et me peaksime hetkel ikkagi Mandri-Eestis nagu tagasi oma elu sättima ja siis vaatama tuleviku mõttes äkki mõne suvekodu või mingi nagu pikema plaani mõttes uuesti saarte pole. Siis on hästi spetsiifilisi küsimusi, et kas te olete Viljandimaale kaalunud, kas te olete Tartumaale kaalunud, jah, oleme ühte, oleme teise ja et see on üsna tavapärane, et me võtame mingi maakonna või linna või asula ette ja siis hakkame kõik asju seal nagu läbi sortima ja meil on täna juba ikkagi hunnik neid kohti, mis on nagu potentsiaalsed ja oleme ka mingid kinnisvarasid käinud vaatamas, mitte midagi otsustatud ei ole, et ma ütlen, aga asjad kindlasti laabuvad ja saavad paika, et selles ma ei kahtle. Siis enamus küsimusi ma siit loen, milline on potentsiaalne uus piirkond, see, mis vastab kõigele sellele, mis ma just kirjeldasin. Siis, et kas Hiiumaal pakutakse valla poolt midagi, kui ei saa lasteaia kohta, ala koduse vanema toetus või siis hoiuhüvitist ja nii edasi. Mingit koduse hoiutoetust sellist asja Hiiumaa vald ei paku. Nad pakuvad nagu seadus ette näeb võimalus siis panna ka erahoidu oma laps ja hüvitavad siis osaliselt erahoiu koha, aga lihtsalt Hiiumaal ei ole mitte ühtegi erahoidu, mis tähendaks seda, et ma peaks lapse panema mujale, mis on seaduse järgi on ju lubatud, aga lihtsalt ma ei tea, kui sa elad on ja näiteks Raplamaal ja käid Tallinnas tööl ja sul ei ole Raplamaal kohta ja sa paned ta kuskile Harjumaa lastehoidu ja iga päev tööle minnes paned oma lapse maha ja võtad ja mis siis, et ta nagu teises maakonnas on see nagu okei, aga minu jaoks tähendab teine maakond on ja Saaremaa, Tallinnat, Haapsalut, ehk siis see ei ole lihtsalt realistlik,
Et selles mõttes ei ole nagu valla poolt lahendust. Siis, et kas me oleme juba päriselt otsinud ka potentsiaalseid kohti, kus siis või nagu potentsiaalseid asukohti, kus siis oleks need kohad olemas. Jah, oleme. Me oleme ikkagi suhelnud mitmete omavalitsustega, uurinud spetsialistide käest, uurinud otse koolist, lasteaiast, inimestelt, keda me tunneme nendes piirkondades. Teie käest olen saanud väga palju soovitusi, mõtteid, teavet, et olen ikka ja olen hästi palju uurinud. Siis on, et kas et kuhu kanti me plaanime kolida, sellest oleme juba rääkinud, aga et kas me plaanime kolida pigem siis maakohta, pigem majja, pigem korterisse, linna, et mis meie plaan on. Ma olen ise, nagu ma ütlesin, arvanud, et me lähtuksime pigem sellest, kus oleks hetkel, kus oleks Rasmusel hea, et ma mõtlen, et minu vaimusilmas võiks see nii olla, et lapsed oleksid rohkem nagu lokaalsed, ehk siis, et nende elu, nende kodukoha, lasteaia, koolide elu oleks nagu pigem niuke lokaalne ja see annaks meile Jimiga võimalusega kaugemal käia tööle, ehk siis sõita näiteks sealt asulast linnast mujale nagu tööle. Et see oleks okei, et ma pigem nagu praegu oleksin valmis ise sõitma, kui et lapsi nagu panema neid olukorda, kus nemad peavad enne sõitma. Et prooviks siis hetkel niipidi, aga ei oska isegi seda öelda, kas majja või korterisse või ma ei tea, seal on ju veel variante, ridaelamud või midagi muud majaosad. Me praegu tegelikult oleme avatud kõigele. Me kaalume tegelikult kõiki variante. Me kaalume, no tõesti, linna sisse korterid, asulasse korterid ja eraldi maamaja, kus siis käia või suvilat. Täiesti maamaja, mis lihtsalt oleks nagu asulas sees või lähemal asulale. Eramaja kuskil asulas linnas. Majaosasid oleme vaatamas käinud, paarismajasid. Ehk siis me tegelikult, nagu ma ütlen, et meil ei ole nagu, et me oleme absoluutselt kõigel avatud. Minu ainukene soov on see, et see võiks olla koht, kus meil oleks piisavalt ruumi. Natuke meid kindlasti hirmutab see korteri variant, sest et me oleme nii kaua majas elanud ja meie lapsed on kogu aeg majas elanud. Aga ma tean, et see on minu peas. Ma tean, et see on nagu jälle mingi selline piirang, mis on minu peas, sest ma tegelikult ju mõistusega saan aru, et korteril oleks väga palju eeliseid maja ees, et ei ole tegelikult nii, et üks on nagu üdini hea ja teine on üdini halb. Et igal asjal on nagu omad plussid, aga lihtsalt see natukene nagu see muutus, nii suur muutus mind natuke nagu teeb, ma ei saagi öelda tegelikult, et see ei hirmuta mind tegelikult, aga see on selline natuke mugavustsoonist väljas. Aga vaatame, et ma tegelikult me ei välista hetkel ka korteri varianti. Et ühesõnaga valime nendest valikutest, mis siis on parima, kui on kolimise hetk. Ja siis on meie selle maja kohta siin mitmeid küsimusi, et kas maja kohta saaks täpsemat infot. Maja kohta saab täpsemat infot kohe, kui meie uus majakuulutus on üleval. Et kuna see majakuulutus tõenäoliselt läheb üles juba umbes paari nädala pärast, siis ma hetkel nagu liiga pikalt ei jää sinna kinni, et siis sa saad juba kuulutusest vaadata, mis ja kuidas ja kui palju. Ühtlasi meil on siin varasemalt kanalil ka mingid majatuure ja siukseid, et nagu ka üldist pilti näha, et kindlasti on mingid asjad tänaseks muutunud. Mingi maja sisustuse ja remont on edasi läinud ja nii edasi, aga siukse üldise pildi saad juba ette. Aga võib-olla siukestest et võib-olla siuke taustainfost, et lisaks majale, et me elame siis Hiiumaal Pühaleppe vallas, ehk siis strateegiliselt ikka hästi ja koht. Lühikese sõidukaugusel on sadam, Heltermaa sadam, Kärdla, nagu ma ütlesin, 9 kilomeetri kaugusel, see tegelikult on ikkagi lähedal. Kool, kohalik lasteaed, nad on tegelikult lähedal, lihtsalt siin kohalikus lasteaes Hannale ei ole praegu kohta. Ja ühtlasi lennujaam on hästi lähedal, mis on super, sest nagu sa tead, siis mina käin ikkagi lennukiga üsna tihti ka tööl või Tallinnas ja lapsed ka. Et selles mõttes strateegilises mõttes on see hea, meri ei ole kaugel, kõik on kuidagi lähedal, maad on palju. Et selle maja krundiga on kaasas üle 16 hektari maad.
ja on erinevad maad, et see jaguneb umbes kolmeks, umbes 1/3 sellest on hoovimaa ja siuke rohumaa, 1/3 on põllumaad, mis on hetkel rendis ja 1/3 on siis metsamaad. Et kõik siuksed oma talvepuud tulevad oma metsast ja me ei ole isegi langetanud metsa üldse. Siin on kunagi tehtud küll lageraie aastaid tagasi, juba, et nüüd nii-öelda kasvab uus metsaga, ja mitte terves mahus, aga osaliselt siis metsas. Aga meie oleme ainult teinud siis metsamurdu või seda tormimurdu küttepuudeks ja seda on rohkem kui küll. Eks siis tegelikult aastas ikkagi murdub neid puid rohkem, kui siin majapidamises ära kütta. Ja lisaks siis elumajale on meil siin päris mitmeid hooneid. Meil on saunamaja, suur garaažimaja, suur endine laut, kus praegu mitmeosaline, kus me lihtsalt hoiustame asju, kus meil on puud, kuur, 2 kuivkäimlat väljas, lisaks siis toa 2 tualettruumile. Lisaks meil on salvkaev, lisaks meil on puurkaev, lisaks sellele puurkaevule, mis siis majaga on ühendatud, kus tuleb maiavesi, et meil on ka siuke puurkaev, kus saab ilma elektrita vee kätte. Meil on see hoone siin, kus on siis stuudio külalist, keskmises osas on külaliste tuba ja teises ääres on suvebaar. Ehk siis hooneid, maakelder 2 ruumiga, et tegelikult hooneid ja asju, et see kompleks on meil ikkagi päris suur. Ja maad on üsna palju, et selles mõttes on nagu tore. Siis on küsitud, et kui palju umbes on igakuised kulud, kütte, elekter ja nii edasi. Kütte, nagu ma ütlen, ma ei oska öelda, et me oleme praegu arvestanud umbes 20 ruumi puid. Täitsa, ütleme suurusjärk 20 ruumi puid aasta kütteks. Aga seni me ei ole kõike seda ära kasutanud, et me ikkagi, et iga aasta on jäänud mingi nagu jääk sellest puudest. Ja kütteks siis läheb nii maja, ehk siis maja meie primaarne kütte hetkel me kasutame puukütet, sest et ma olin kodus pikalt Hannaga ja mul oli mugav kütta. Ja loomulikult on variant ka, elektrikütte alternatiiv ja võib ka mingeid muid kütteid siia lisada. Aga me kasutame elektrikütet hetkel ainult sellisel juhul, välja arvatud põrandasoojustused vannitupades, ainult sellisel juhul, kui me oleme pikalt ära, näiteks kas reisil või kuskil ära niimoodi, et tahame, et majas oleks mingi temperatuur säiliks. Kui on väga külm, sellel nüüd viimane 1,5 aastat ei oleks seda olnud, aga enne seda siis. Aga muidu maja on täiesti köetav ka ainult puiduga ja ainult enda metsa puiduga, et me midagi juurde ostnud ei ole. Ja ühtlasi saun on siis puuküttel saun, et kõige selle, et suvel tehakse hästi palju saunas, et sauna kulub palju puitu ja talveperioodil siis pigem majja. Talvel teeme sauna ka, aga niuke, ma ei tea, kord 2 nädala jooksul umbes realistlikult. Siis muidu elektrid, jälle siuke keeruline öelda, et elektrikulu hinda on hästi nagu, mul on lihtne see hind siin välja öelda, lihtsalt see ei anna tegelikult sulle praegu mitte midagi, sest et me ostame elektrit kõik erineva hinnaga. Meil on elekter praegu fikseeritud, aga see ei tähenda, et järgmisel omanikul saab olema, et see oleneb omaniku nagu soovist ja vajadusest. Selle talve kõige külmema kuu elektrihind oli, ma arvan, umbes 300 € ringi, aga eelmisel kuul oli kas 122 minu arust. Et endiselt tegelikult on ju külm, et see ikkagi hästi sõltub. Aga arvestades minu meelevaldsus, kuidas ma pesen pesu ja kuivatis seda kuivatan, siis ma arvan, pool sellest elektrihinnast on umbes sealt. Ja siis kõik muu, eks siis see sõltub hästi palju inimese tarbimisharjumustest. Ja muidugi minu puhul on võib-olla see ka, et see ruum, kus ma praegu olen, on ikkagi suures osas soojustamata. Ehk siis see stuudio ja iga kord, kui mul käivad siin stuudios maalivalajad või ma ise siin kunsti teen, siis ma panen siia elektrikütte sisse, ehk siis see tegelikult ka mõjutab meie elektrihinda. Aga jällegi, kui sina siin kunstistuudiot ei pea, siis sa ei pea seda kindlasti talvel seda soojendamata ruumi siin kütma. Et mina lihtsalt teen seda sellepärast, et need maalid saaksid siin siis kuivada. Ehk siis, aga kui on sul juba täpsem huvi ja soovid mingid täpsemaid arveid asju, et siis huvilistele ma kindlasti olen valmis näitama, jagama ja kõike. Aga ega siin ju väga ei olegi, et mida me siin maksame, elektrit, prügivedu, kütte eest me ei maksa, vee eest me ei maksa,
maamaksu kord aastas. Ja siis neid teenuseid, mida me oleme ise siis sisse ostnud, nagu teleteenus, internetiteenus, telefonid, mis on nagu sõltumata, kus me elame, on. Aga ma mõtlen, et mis makse ma veel maksan, et me rohkem ei maksagi midagi. Et mingeid siukseid ühistumakse asju ei ole, et lisaks ma ütlen, sellel maal on siis ka, nagu nii on siin palju maad, et leia võimalus maa panna tulu teenima ja ühtlasi on meil siis üle 4 hektari natukene põldu, mis ma ütlen, on hetkel rendis, et sealt on võimalus siis ka renditulu teenida tagasi, sest see aitab ikkagi maal säilida, tema väärtus säilitada, et see maa on hooldatud, et mina ise see põllupidaja ei ole, aga kui sina oled, siis sa võid muidugi hakata ise põldu pidama siin, et põllumaad on palju. Siis on küsimus maja hinna kohta, et kas me oleme hinnas ka valmis läbi rääkima või hinnas ka valmis mingid allahindluseid tegema. Ja selle osas mul on hea uudis, et ja, me oleme praegu vähemasti otsustanud ja sellel lainel, et me paneme maja müügile odavama hinnaga, mõni 10 000 suisa odavama hinnaga, kui me eelmisel aastal seda siis müügile panime, sest meie eesmärk on hetkel mitte siis võib-olla siit viimast pigistada raha mõttes, vaid meie eesmärk on ikkagi see tehing ära teha, et meie saaksime eluga edasi liikuda just oma laste tõttu ja et siis ka uutel inimestel oleks realistlikult võimalus see koht osta ja tulla ja hakata oma elu siin ehitama. Ja ma just mõtlesin, et kui me maikuus näiteks paneme maja müüki, siis ostjale on see muidugi kõige magusam aeg, sest suvi on Hiiumaal ikkagi võrratu. Et ma loodan, et see uus omanik ikkagi tuleb siia nii, et ta jõuab siin ka suve nautida, aga eks ole näha, et tegelikult on ju raske ette öelda ja ette planeerida, et mis ja kuidas saab, aga see oleks super äge. Nii et maja läheb tõesti müüki soodsama hinnaga. Nii et kui sa oled juba huviline teada kõige selle info põhjal, siis võid mulle nüüd kohe kirjutada. Et võime juba arutada asju enne, kui see läheb ametlikult müüki. Siis nii ma vaatan, mis siin veel on. Siin on väga mitmeid küsimusi, mõned on, paljud on ikkagi nagu ja siis võib-olla siuke küsimus veel, mis avakski väikse siukse aruteluringi, on selline, et päris mitmed on ka küsinud, et kuidas me selle kolimissega ikkagi toime tuleme või kuidas meie pere tuleb toime. Ja üks hästi armas vaataja jagas ka enda pere kolimise lugu ja enda vaateid ja mõtteid. Selle eest ma olen hästi tänulik, aga üldises plaanis ma ütleks, et minu arust me tuleme kolimisega päris hästi toime. Ja mulle tundub, et lapsed hästi palju võtavad ikkagi oma selliseid seisukohti ja oma tundeid oma vanemate järgi. Et kui me ise oleme kuidagi lapsevanematena hästi nagu rahulikud selles protsessis ja usaldavad ja sellised rahu teinud nende asjadega, mis võib-olla elus ei läinud nii, nagu me tahtsime ja nende õppetundidega, mis meil on, siis mulle tundub, et lastel on palju lihtsam kohaneda. Neil on kergem saada hakkama ka nende muutustega. Ja Hanna on nii väike, et see on tema esimene kodu, aga teised lapsed, ma pean ütlema, on ilmselt juba väga harjunud selle kõigega, et see ei tule neile nagu üllatusena. Ja kindlasti on inimesed erinevad, kindlasti on, et selles mõttes ma ei taha nagu kuidagi öelda, et lapsed, et ise oled nagu avatud, et siis lapsed on ka, ei pruugi olla, ma tean, et ei pruugi. Aga kuidagi meie lastel ei ole see kunagi probleem olnud. Eks seal ikka on, muidugi on keerulis, meil kõigil on mingi teatav siuke elevus, aga samas natuke hirm ja natuke nagu teadmatus ja natuke nagu hullud põnevust ja siuke nagu, et kõik need tunded, need on kõik normaalsed meil kõigil ja lihtsalt kuidagi see kohanemine ilmselt minu lastel võib-olla on natukene kergem kui võib-olla mõnel teistel lastel, aga samas ma ise arvan, et see õpetab hästi palju elus nagu kohanema ja hakkama saama. Ja võib-olla ikkagi see, mida ma olen üritanud oma lastel õpetada, on see, et asjadel ei ole nii suurt väärtust, kui on meie kogemustel ja kui on meie suhetel ja meie tunnetel ja kuidagi kõik see, mis on nagu sisemuses, et me elame hästi selles tempos, et nii kuni me oleme kõik koos ja me oleme üks äge kamp, siis me saame kõigega hakkama ükskõik kus me oleme, kas me oleme korteris või majas, oleme me linnas või oleme talus.
et need on ainult asjad, need on kogemused, me kogesime selle ära, me tegime selle läbi ja mul ei ole, kas mul on nagu kahju siit ära minna? Kindlasti nagu on, noh ei saa öelda, et ei ole, kindlalt on, nagu on paljudest, aga tavaliselt mul kahju tunne või kui ma oma eelmiste kodude peale mõtlen, siis mul on kahju pigem nendest inimestest, naabritest, ma ei tea, nagu mingitest kogemustest, mingitest traditsioonidest, mille ma olen loomulikult siin uuesti leidnud ja siin uued loonud ja mida ma loon ka järgmises kodus, aga pigem need on need, millest, et ma ei väga tihti ei ärka üles hommikul ja ei mõtle, kuidas ikka tahaks eelmise kodu, ma ei tea, köögikapi pealt omale kohvitassi võtta. No ei ole see, et kuigi mulle eelmine kodu ka väga meeldis. Et pigem minus on nagu siuke mingi tänutunne ja rahu, et ma olen siin midagi loonud, nii palju andnud siia energiat ja panust, kui ma siis olen praegusel hetkel olnud suuteline ja võimeline ja nüüd on mul aeg kuidagi edasi liikuda ja panustada mingisesse järgmisesse kohta ja järgmisesse projekti ja järgmisesse kodusse ja see ongi väga okei ja keegi teine saab tulla ja seda siit nagu edasi kanda, et see ei ole nagu see ei ole minu jaoks liialt raske, ma pean ütlema, aga nagu ma ütlen, inimesed ongi loomult erinevad ja oma harjumustelt erinevad ja kasvatuselt erinevad, et tegelikult ei saa öelda, et meil oleks nagu liigselt keeruline see kolimine olnud, aga võib-olla mille peale see pani mind mõtlema kogu see küsimus ja ka selle ühe jälgija selline enda loo ja kogemuse jagamine pani mind mõtlema selle peale, et ma ei ole nagu seda meelt, et kindlalt peaks kogu aeg kolima. Ühtlasi ma ei ole seda meelt, et peaks kindla peale mitte kolima. Ja ma arvan, et see selline kolimise praktilisus ja see otsuse tegemine võikski olla kaalutletud. Et see võikski nagu koosneda mõlemast poolest. Et üks osa, mis ei ole nagu hea, on see, kui sa kuidagi tunned, et ma pean jääma. Sest alati on nii olnud, sest minu vanemad on alati elanud ühes kohas ja sest ma võtsin siia laenu ja nüüd see on mulle 30 aastaks ja ma ei tohi siit ära minna. Ja ma nagu, et kõik need sellised asjad, et minu lapsed on siin sündinud, nad läksid siia kooli, järelikult ma ei tohi siit nagu ära minna. Et sellised, mis iganes need põhjused on, ja. Et kui me laseme nagu välisel mõjutusel ennast kinni hoida ja hoida enda seda arengut kinni, siis ma ei arva, et see on parim lahendus. Aga samal ajal ma ei arva ka, et parim lahendus on see, et me pidevalt nagu teeme seda sükest kolimisturism, ma ütlen selle kohta, et kogu aeg, et nii kui on ebamugav, nii me kohe kolime. Et nii kui on mingi tõrge või midagi kuskil on nagu ei ole enam nagu nii lihtne või on mingid sellised keerukad hetked elus või õppimise kohad, et siis me kohe peame nagu kõik jätma ja kolima, et kuskil mujal justkui on rohi rohelisem. Et kuskil mujal, kui ma lähen sinna, siis ma olen õnnelik, kui ma lähen sinna, siis ma olen hoopis teine inimene, suhted on hoopis teistsugused, kõik, ma ei tea, ja nii edasi, on ju. Tegelikult see ei ole tõsi. Kõik need mured, mis meil on täna siin, jällegi sõltub, on ju. Need, mis on meie sisemised mured, need tulevad kõik meiega kaasa. Kõik need, mis on nagu välised mõjutajad, et siis ongi kaalumise koht, nagu ma ütlen, see lasteaia koht näiteks. Et kas ma nagu, päeva lõpuks taandubki sellele, et kas ma nagu lepin sellega, et mul ei ole seda lasteaia kohta ja see laps käib minuga 1,5 aastat iga päev tööl ja minu tööandja on rahulolematu ja minu laps on kurb ja mu töö on tegelikult, ma ei ole sinna panustanud nii, nagu ma olen tahtnud. Et kas see kõik on minu jaoks okei selle nimel, et ma saan elada siin selles ilusas kodus, mida ma ise endale ju ehitasin. Et see ongi siuke kaalumise koht või siis vastupidi, et kas see on okei minu jaoks lasta sellest kõigest lahti, otsustada, et minu jaoks täna on aktuaalsemad need teemad, et minu lastel oleksid need võimalused, kohad, toetus, et ma saaksin võib-olla ise veel enda karjääri üles ehitada või nagu edasi ehitada, ja. Et see kõik on selline kaalumise koht, aga ma arvan, et siin ei ole õiget ega vale. Ühtlasi ei ole kunagi vale astuda sammu tagasi. Et ka see on nagu hästi oluline. Et ma ise olen ka natukene seda nagu esimene reaktsioon on mul alati ainult nagu edasi, kõrgemale, kaugemale, ägedamaks, suuremaks, rohkemaks nagu kogu aeg, on ju. Selle hea õppetunni, praktilise õppetunni ma tegelikult sain, kui me kolisime eelmisest kodust siia. Sest selle kodu küll pinda, nagu maapinda on kõvasti, ma ei ole kunagi nii palju maad omanud, kui ma praegu oman siin Hiiumaal. Aga
eelmine kodu maja mõttes oli suurem kui see kodu. Ja vaat siis mul nagu korraks oli küll, et ma alati nagu tahtsin suuremat, see tundus mulle nii nagu orgaaniline, et ikka suurem kodu ja uhkem ja ägedam. Ja siis ma järsku müüsin oma selle suure uhke kodu maha ja kolisin siia väikse Hiiumaa majja, mis ei ole väga väike, see on toa nagu majapinda, nagu sise elatavat kütvat pindaki on umbes mingi 156 ruutmeetrit või noh, umbes sinna kanti, et ma täpselt peast ei mäleta, aga noh, enam-vähem see suurusjärk. Et see ei ole nagu tohutu väike maja, aga see ei ole ka nagu suur maja, et see pigem on ikkagi väike maja. Et kuidagi see endale nagu selle kuidagi uskumuse murdmine, et ma kuidagi olen nagu kehvem, kui ma astun sammu tagasi mingites asjades või annan mingites asjades järele, see oli mulle nagu paras proovikivi ja õppetund ja täna ma ei tunne seda üldse. Ma ei tunne üldse, et ma oleks millestki nagu loobunud siia kolides või et ma oleksin kuidagi kehvemas olukorras või et ma oleksin kuidagi kehvemas kodus või et seda tunnet mul üldse ei ole. Et selles mõttes see ilmselt kogemus võib-olla aitab mind ka täna selles teadmises, et võib-olla tuleb meil teha mingeid muid valikuid, veel väiksem kodu valida, kolida korterisse, teha mingeid muid valikuid, on ja kolida linna maakeskkonnast ära, mida me nagu üritasime kogu aeg endale nagu kuidagi luua ja kasvatada seda rahu ja ruumi ja õhku ja seda kõike. Et selles mõttes võib-olla selle jutu kokkuvõte võiks olla see, et ma arvan, et ei ole nagu õigeid ja valesid valikuid. On pigem nagu kaalumise kohad ja mina soovitan kaaluda ja teha otsuseid selle järgi, mis täna on sinu pere jaoks kõige olulisemad ja kõige parem lahendus. See, kas me liigume elus nagu edasi, kas me füüsiliselt liigume kuidagi tagasi kohtadesse, kus me oleme varem olnud, väiksematesse kodudesse, ma ei tea, ja see ei pea ainult koduga piirduma, et see võib ka puudutada karjääri ja muid, et vahetevahel see samm tagasi annab nagu hoopis parema vaate ja hoopis suurema vaate ja vahest me peame proovima mingeid asju teada saada, et need meile ei sobi või et see ei olnud meie koht või et see ei olnud täna meie tee. Ja mina ei arva, et minu tee ei olnud Hiiumaa, ma seda ei arva või et meie tee. Mina arvan, et see oli hädavajalik, et siin kogeda neid õppetunde, mis olid minu elus väga vajalikud või noh, meie kõigi elus, kes minu pereüksusesse siin kuuluvad. Et vahest on need õppetunnid valusamad, vahest on need õpetlikumad kui mõned muud, aga ma ei tea, nagu asjad on asjad päeva lõpuks ja pere on pere päeva lõpuks, nii et ma väga loodan, et sa said siit mingeid mõtteid. Nii et kui sa tahad oma elus muudatust, siis loomulikult koli, tee see julge samm olenemata, mida teised ütlevad ja mõtlevad ja arvavad ja tunnevad seal juures. Ja samal ajal, kui sa tunned, et sa ei taha kolida või sa ei taha muuta, kuigi kõik teised kuidagi survestavad millekski, siis kas see on okei, et siis ei ole vaja kolida, et ikkagi päeva lõpuks me elame ise endaga koos ja enda elu ja mitte keegi teine. Nii et sellised meie majalood ei olnud väga palju põhjapanevaid vastuseid teie ägedatele küsimustele, aga nagu ma ütlesin, nii kui meil midagi selgineb, me kindlasti jagame, sest me ju oleme seda kõike siiani jaganud ja miks ei peakski edaspidi. Igal juhul thanks, kui sa siiamaani ära vaatasid. Väga pikk video tuli, ma näen siit. Aga me kohtume sinuga juba varsti, siis kui järgmine vlog üles läheb. Tšau!